Tere tulemast meie esimesele loengule Keeled ühendavad sarjas, mida töötab Integratsioonifond ja korraldab meie Eesti Kirjandusmuuseum. Projekti eesmärk on edendada kultuurilist integratsiooni ja suurendada austust teiste kultuuride vastu, samuti mõista nende eripära. Projekti käigus kasutatakse erinevaid metoodikaid, sealhulgas avatud loenguid ja kirjanduskohviku formaati. Loengute käigus tutvustavad kultuurieksperdid ja folkloristid Eesti Kirjandusmuuseumis ning kutsutud spetsialistid erinevate keelte abil teiste kultuuride eripärasid. Näiteks räägitakse erinevustest igapäevastest, ettekujutustest, keelelises maailmapildis, religioonis, pühadest ja tähtpäevadest ning folklooris. Projekti oluline ülesanne on ka näidata keelte ja kultuuride iseärasusi praktikas, kasutades selleks Eesti Kirjandusmuuseumi välja töötatud kirjanduskohviku metoodikat. Täna meie juures esimeseks lektoriks on tuntud Soome või kultuuriteadlane, antropoloog ja professor Eva Tulus. Täna Eva räägib meile oma isiklikust kogemusest integreerimisel Eesti kogukonda ning uue kodu ja uue kodumaa leidmisest Eestis. Eva, palun. Aitäh teile. Siin on vist paljud, mitte kõik, paljud on eestlased. Eestlase jaoks mõiste kodu ei ole saaber. See on kõige elementaarsem, see on väga sügav. See on tegelikult midagi, mida ma juba kolmandal eesti keele tunnil oma tudengitele Prantsusmaale õpetan. See on kodu. Aga ma mäletan, kui šokeeritud olid mu esimesed Eesti tuttavad ja sõbrad, kui ma seletasin neile, et mul kodu ei ole. Ta olid šokeeritud, nad olid isegi pahased, et sul enda kodu ei olnud, sa saad mõista, mis see tähendab. Mis see tähendab, mul kodu ei olnud. Sündisin Roomas, elasin pärast Prantsusmaal väikses linnas, siis pärast Portugalis ja tekkis väga kiiresti selline tunne, et ma tunnen ennast hästi igal pool. Et igal pool on otse kui nagu kodu. Aga samas midagi nagu päriselt ikka ei ole. See oleks midagi, see ainulaadsust, seda ei olnud. Ja sellepärast tekkis mul, kui mulle pakuti rääkida midagi selles sarjas, tekkis isu rääkida sellest, kuidas Eestist tegelikult sai koduma. Üleeile tulin Pariisi koju ja tundsin sellist kergendust, et ma lõpuks ometi olen kodus. Aga see on pikk protsess ja sellepärast ma mõtlesin, ma räägin sellest protsessist. See on muidugi, et ma räägin enda täiesti väga isiklikust kogemusest. Eestiga muidugi ma hakkasin tutvuma kaugelt ja mitte väga lähedalt. Selles mõttes ma olin huviline, ma õppisin Prantsusmaa ungari keelt, siis soome keelt. Instituudis oli võimalik õppida eesti keelt ka, aga ma sinna ei läinud. Ja ma pean ütlema, et kui tõesti päris aus olla, et ma ei läinud sellepärast, et õpetaja ei olnud mulle meelepärane. Õpetaja oli väliseestlane,
maailm fungab ja ta ei osanud suhelda prantslasega. Lisaks sellele ta, eks ta haises. Ütleme, paljudele ilmselt see mõjus seksapiilina, mulle vast mitte. Nii et ma jätsin eesti keele kõrvale. Ma nüüd kohe pean ütlema õigluse pärast, et kui ma sain Vahur Linnustega eesti keeles suhelda, ma sain aru, et ta ei ole üldse idioot, et ta on väga kihvt inimene, ta on väga helde inimene, väga huvitav, aga lihtsalt ta ei osanud teistega niimoodi suhelda. Aga Eesti tuli hoopis teist teed. Eesti tuli kirjanduse kaudu. Sest minu professor, kes oli nii eesti keele, ungari keele kui soome keele professor, oli ka Krossi tõlkija. Ja ta hakkas tõlkima sel ajal, kui me koos tegutsesime ülikoolis, mina tema õppejõuna. Ta hakkas tõlkima Keisri hullu ja siis professor Marte Seljasut. Ja see oli selline aeg, kus piisid alles tulid. Ja mul oli piisi, ma kasutasin arvutit tol ajal, aga tema mitte. Nii et me väga ruttu jõudsime kokkuleppele, et tema loeb mulle oma tõlge lindid ja mina kirjutan selle arvutisse ja siis ma prindin välja, ta parandab, viin parandusi sisse ja edasi. Mis võimaldas mulle kunagi ütelda Jaan Krossile, et ma ei ole teie teoseid lugenud, ma olen kirjutanud neid väga mitu korda prantsuse keeles. Ja see oli selline orgaaniline sügav suhe tekstiga. Andis ikkagi väga palju mõtlema ja teatavasti Kross räägib Eesti ja eestlase ajaloost ja eestluse ajaloost ja sellega väga palju mõtted tekkisid ja huvi muidugi kahtlemata. Nii et mingil hetkel käis siin revolutsioon ja ma mõtlesin, et ikkagi peaks selle keele ka õppima. Ja kuidas teha, ideed andis mulle soomlanna Eeva Niimanka, kes ütles mulle, et aga kirjanike liit võib korraldada. Jälle kirjandust. Kirjutasin kirjanike liidule, kes peaks nõudmist, ilmselt kirjutasin soome keeles. Et ma tahaks eesti keelega tutvuda, et kas teil on midagi mulle pakkuda. Ja see pakkumine tuli väga naljakal viisil. Kirjanike liidu aseesimees Arvo Valton tuli mingil hetkel Pariisi, tal oli loemine instituudis ja ta andis mulle võtmed. Harju tänaval korteri võtmed. Nii et ma sain teada, et ma võin tulla Eestisse, mul on korter olemas. Ja nõnda ma tõesti jõudsin Eestisse 90. aastal, 7. juulil, Georg Otsa. Ja kirjanike liit korraldas mulle eesti keeletunde. Ma tean nüüd, et see on väga lihtne, sest suvi on, inimestel on muud tegemist. Aga kes oli huvitatud, oli Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Seelenthal, tänu sellele, et ma räägin ungari keelt. Nii et ta sai ungari keele baasina minuga suhelda ja siis 3 nädalat oli mul iga päev 3 tundi temaga hommikul, mis alguses olid suhteliselt
võtsime õpikut. Aga varsti muutusin nad põnevamaks. Seepärast, et ega sellest ei aidanud, see on liiga vähe seda õpikut. Ma raamatukogudes vaatasin ja leidsin sellist raamatut, mis mind huvitas ja ma hakkasin küsima selle raamatu kallal. See oli Mati Müti Varude tund Jansseni tänaval. Ja miks ta mind huvitas, oli see, et seal oli 2 tegelast. See on dialoog 2 tegelase vahel, Lydia Koidula ja Aino Kallas. Aga mina olen Prantsusmaal Aino Kallase tõlgija. Nii et Aino Kallas oli mul väga hästi tuttav juba tol ajal tegelane ja Lydia Koidula muidugi oli Krossi raamatutes ka tuntud tegelane, nii et 2 juba tuttavat tugipunkti. Tegin ma mäletan esimesel päeval, võtsin raamatut, mul oli 1 sõnaraamat, see Kanni sõnaraamat ja püüdsin aru saada. No, kui ma mäletan õigesti, esimesel päeval ma sain lugeda alles need lavastaja instruktsioonid alguses, mis olid võib-olla 10 rida ja väga palju jäi arusaamatuks, mis tähendab, et järgmisel päeval läksin seletagi juurde ja enne kui me võtame seda õpikut, mul oli rida küsimusi. Ja nende küsimuste käigus muidugi ka seletas mulle mõned grammatikapunktid ja kuidas asjad töötavad. Ja nõnda töötasin need tunnid. Et mina peale lõuna istusin ja püüdsin tõlkida ja järgmisel päeval sain vastused. Ja selle 3 nädala jooksul ma selle näite tõlkisin ära. Nii et see oli selline viis, et eesti keele sisse minna. Aga samas see esimene käik õpetas mulle väga palju. Esiteks, mina tol ajal ma väga ei jälginud, mis toimub iga päev ja ma väga mul ei olnud positsioone Eesti asja kohta. See on suhteliselt valge lehta, aga esimene asi, mis mind tabas, kui Georg Ots hakkas lähenema, oli see, et ma tulen Soomest ja ma lähenen enda Euroopasse. Selles mõttes, et juba see Tallinna kuju nende kirikutega, see keskaegne aspekt, see on nagu minu maailm, mis Soomes ei ole olemas tegelikult. Soomes oli selle koha peal eksootilisem. Ma lähen midagi tuttavasse kohta. Ja siis astusin sisse ja see oli veelgi tuttavam, seda enam, et ma kohe tajusin, et see ei ole nagu eliit. See oli 90. aastal, see formaalselt oli, aga kohe see tunne, et ma ei ole nagu, see on käinud nagu eliit, ma olen käinud Venemaa. See on hoopis midagi muud. Nii et kohe see sai paika. Kohe sai paika ka see, et ma käin poes, katsun kasutada seda väikest eesti keelt, mida ma ei tean, ja siis nagu mingid kassiirid sõimavad mu läbi vene keeles. Ja siis ma kohe sain aru, ma vene keelt ei oska. Siin ma vene keelt ei oska. Selles mõttes, et kuidagi nagu selline instinkt, et kurat. Nii et ma kohe sain aru, et selle venekeelse elanikkonnaga on ikkagi mingi jama. Väga oluline oli muidugi esimeste
kaudu muidugi, sest nemad maksid mulle stipendiumi, andsid korteri, korraldasid tunde ja väga ruttu ma hakkasin suhtlema Mati Sirkliga, kes oli siis sekretär, Arvo Vantoniga, kes oli aseesimees, kes tutvustas mulle oma peret, mis on jäänud mulle väga lähedaseks. Ma olin kohtunud Soomes ühe Eesti komitee liikmega, Ilmar Madisson. Ma otsisin teda hiljuti internetis, väga vähe on jäänud temast alles, ta on ilmselt surnud. Ta oli avaldanud ühte väikest meremeeste laulude kogumikku. Tal oli oma väike ansambel, mis laulis Eesti meremeeste laule. Aga me olime kohtunud Soomes, ma võtsin ühendust, ta tutvustas mulle oma peret ja see oli väga oluline kohtumine, sellepärast ta viis mu ajaloomuuseumisse ja tänu temale ma sain aru, mis tähendab emotsionaalselt olla Hitleri ja Stalini vahel. Selles mõttes, et kuidas eestlased võiksid tunda ennast selles positsioonis, et üks valik on hullem kui teine ja kolmandat valikut ka ei ole. Ja ma olen väga tänulik temale ja siis kõikidele nendele kirjanikele, keda ma kohtasin, kes viitsisid nagu lahti seletada iseennast. Ilmar oli veetnud mitu aastat Komimaal, ta oli laagris ja näiteks ka mida ma siis läbin ja avastasin, oli see, et need, kellel on see kogemus, neil oli muidugi selline nõukogude vastane väga tugev emotsioon, aga mitte vene vastane, nagu nende lastel oli. Neil oli kogemus, et nad olid koos laagris, et koostöö ja solidaarsus töötas ka. Nii et ma sain aru, et seal on hoopis mingi teine kogemus annab teist maailmavaadet kui see abstraktne maailmavaate, mis oli tema lastel näiteks, mis oli väga mustvalge, väga selgelt ka mustvalge. Nii et see oli kahjuks väga oluline moment. Ja ma mäletan, et mul tekkis üks väga, kui nüüd mõelda, väga imelik mõte, et räägitakse iseseisvusest, aga iseseisvus on südametes. Mis iseseisvuse vaja on? Selles mõttes, ma mäletan, see mõte mulle tekkis, et mida see annaks juurde. Inimesed ikkagi on, nad mõtlevad, nad on ise seisvad. Siis ma veetsin aasta Helsingis ja Helsingis ma käisin väga palju Eestis. Ma praegu mõtlen, kuidas ma viitsisin nii palju Vene konsulaadi sabast seista, et saada viisat minna Eestisse. Sellepärast, et tol ajal oli vaja viisat muidugi. Käisin päris palju Eestis ja suhtlesin väga palju ka eestlastega Helsingis. Sest Helsingis oli ju selline tore asi nagu Tuglase selts. Tuglase selts, mis on kuidagi nagu selline ebaametlik Eesti saatkond seal. Kusjuures mingil hetkel ta oli isegi rohkem kui ebaametlik, sellepärast et Eesti saadikul oli oma kontor Tuglase seltsis ka. Kui Lennart Meri oli Eesti saadik. Ja seal said eskortfiidid kokku
ja siis nad kohtusid ka kappelis kord nädalas, osalesid seal nendel kohtumistel, seal väga toredad noori, kes seal õppisid, näiteks tol ajal oli noor Jüri Luik, kes pärast sai ministriks ja edasi, aga oli tol ajal lihtsalt tudeng ja me siis suhtlesime koos. Eesti käikude ajal üks asi, mis avaldas mulle väga sügavat mõju ja ma arvan, et ma ei ole selles mõjus tegelikult väljunud, on see, et Eesti haritlased, kellega ma kohtusin, mida nad minuga tegid, nad ajasid Eesti asja. Ja tegelikult see on mingi määral minu koolitus. Ja ma siiamaani ajan Eesti asja. Kuigi seda sõna ei kasutata enam, see on tõesti selle ajajärgu märksõna 90ndate algus. Aga ikkagi see mõte, et see nagu töö nagu Eesti eest, see nii lihtsalt ei kao. Ja inimesed nagu viitsisid minuga suhelda, sellepärast, et iga hing, mis on võidetud meile, on väärt. Iga lääne hing, mis võib mõjutada, et seal saaksid aru, on midagi väärt. Vahel olid head kogemused, vahel olid kogemused, mis valmistasid pettumust. Ma mäletan, kui detsembris ka 1990. aasta detsembris kirjanike liit võttis vastu Michel Tournier'i, väga tähtis prantsuse kirjanik. Ja oli teada, ta on Mitterrandi sõber, nii et siis peab ta veenima. Ja parasjagu ma olin Tallinnas. Ma olin tulnud hommikul Helsingist ja õhtul pidin minema Moskva rongi peale, selleks, et esimest korda sõita Lääne-Siberisse. Ja siis nad kutsusid kirjanike liidu, nad tule istu ka koos Michel Tournier'iga. See Michel Tournier oli täiesti läbipaistmatu tüüp. Täiesti ütles, mis need vanad jamad, ärge kogu aeg räägime sellest, selles mõttes see Eesti asi ei läinud talle üldse korda. Siis seal osales ka Lennart Meri, kes oskas väga hästi prantsuse keelt. Ja siis lõpuks Lennart Meri ka sai aru, et selles mehes ei saa asja, me lihtsalt kukkusime jutu ajal omavahel ja kuna tema oli nagu Turini poegadega autor, siis ta seda Lääne-Siberit tundis hästi, siis ta oli huvitatud ja pärast meil oli teised kohtumised, nüüd ma olin puutunud nagu asjasse. Ja siis tuli see suur pööre 1991. aastal ma tulin päriselt Eestisse elama. Ma olin olnud ühenduses Eesti Instituudiga ja selle direktori Heino Väljandi, kes oli mulle öelnud, et meil ei ole olnud prantsuse keele õpetajaid. Prantslasi, kes õpetasid prantsuse keelt, meil ei ole olnud Eestis 40. aastast. Äkki sa oleksid huvitatud? See on muidugi olema. Ja nõnda ma läksin nagu Tartu Ülikooli õpetaja. Tulin septembris 1991. aastal. Ja see oli natukene selline dramaatiline tulevaks, et meil oli olnud Soomes üks kirjanike konverents, Espos, konverents oli äsja lõppenud, oli nädalavahetus
uudis, et Tallink ei tulnud. No siis kõik kogunesid, tulles seltsi, kui mul oli pilet järgmisele päeval Tallinki peale. Et minna Eestisse päriselt elama. Siis kogunesime Tuulase seltsis ja seal toimus pressikonverents, kus Lennart Meri teatas, et on valmis tsiviilvalitsust moodustama. Ta oli väga õnnelik. Ta oli tõesti omas mahlas. Ta tundis, et see on tema hetk. Et ta oli hea, nagu ta sellises situatsioonides oli. Ühesõnaga, aga siiski, kui Gorgots tuli, kõned läks läbi, saime aru, et mitte midagi väga hullu ikkagi ei ole veel. Ja siis järgmisel hommikul ma läksingi Tallinki peale, tulin Eestisse päriselt. Ja algas siis mingi pikk teekond Tartu Ülikoolis. No, mida ma Tartu Ülikoolis tegin, no, seal õpetasin prantsuse keelt. Olid igasugused keerulised momendid, sellepärast, et Tartu Ülikool oli muutumas. See oli olnud Nõukogude ülikool, aga nüüd ikkagi olid uued tuuled. Nüüd ülikool tahtis muutuda. Ja mingil määral mina olin osa sellest muudatusest. Mina olin 3. võõras Tartu Ülikoolis või Tartus, sest Tartu oli kinni linn ju. Oli Berti Pühtile, kes oli tol ajal Soome konsul, oli üks saksa naine, kes oli saksa osakonnas ja mina. Me olime täiesti osa nendest muudatustest. Ja selles mõttes oli see väga põnev, sest see andis kuna ma juba mingilgi määral rääkis eesti keelt, ma võisin osaleda täiel määral nendel kõikidel arvutustel. Ma arvan, et ma sain kohe aru sellest, et selleks, et kohaneda Eestis, on vaja aega. Tuleb võtta asjale rahulikult ja mitte forsseerida. Ja ma arvan, et see oli õige otsus. Selles mõttes ma püüdsin anda mõista, ütleme oma tudengitele, ma olen avatud, aga ma ei forsseerinud mingit suhtlust. Ja tegelikult kahel esimesel aastal ma peamiselt suhtlesin mingi Tallinna sõpradega, Valdonitega. Läbi ühe pere, siis ma sain natukene Eesti ellu siseneda. Aga ka tehtud kaunikene siis tekkisid suhted ja need, kui nad tekkisid, siis nad olid päris sügavad. Ja see on see aeg, mida mu esimesed tudengid on mäletavad ja on läbi elanud koos minuga. Aga tol ajal mul oli selline tunne, et ma elan välitöödel. Selles mõttes on nagu minu päris elu, aga kas ma olen hull? Selles mõttes, et ma näen, kuidas inimesed mõtlevad, kuidas inimesed käituvad. Need muidugi suures osas ei vasta minu harjumustele, minu šabloonidele. Nii et siis tekib küsimus, kas mina olen hull või teised või kuidas siis see asi on. Ja ma arvan, et arvatavasti minu nagu antropoloogi soov päästis selles mõttes, et esiteks lähtusin sellest, mina tulin siia. Ju mina pean kas muutuma või igal juhul mina pean vastu võtma seda, mis on. Ja ma otsustasin ka, et ma suhtun sellesse armastusega, positiivsusega. Mitte see, et need hullud. Ja ma arvan, et see
temal Baškiirias, et põhimõtteliselt suhtuda heatahtlikult selle eksootilisuses, mis sulle vastu tuleb. Sest et ta oma põhjused ja siis ta püüda nagu nendest aru saada ja see ongi see protsess, mille käigus mingil hetkel, ja ma ei oska öelda, millal see toimus, aga mingil hetkel ma hakkasin tundma ennast lihtsalt mugavalt, ei tulnud enam, et ma olen hull. Ei tulnud enam, et kõik on imelik, et jah, kõik on normaalne. Ja ma ütleks, et vastupidi, kui ma 2007. aastal tagasi läksin Prantsusmaale, ma tundub seal küll väga imelik. Muidugi ka Prantsusmaal olles Eestis olles ja siin Prantsusmaal tekisid ka suured projektid seoses Eestiga. Üks nendest, mis algas juba, kui ma siin oli mingil määral ta jõuab lõpuni kolmapäeval. See on suur Prantsuse-Eesti sõnaraamat. Me kogunesime need prantslased, kes oskavad eesti keelt ja eestlased, kes on õppinud soome keelt, prantsuse keelt ja mis on hea prantsuse keeles. Et tekitasime sellist segameeskond, võistkond või töökond, mis hakkas koostama suurt Eesti prantsuse sõnaraamat. Vajadus oli see Kanni sõnaraamat, mis põhines Kallista Kanni 30. aastal Prantsusmaal kogutud teadmistes, mis olid väga tore, väga hea, et ta neid rakendas, aga nad ei olnud enam pädevad. Et oli vaja, seda enam, et oli nagu vaja rohkem prantsuse, kes õppisid eesti keelt, oli vaja mõlemat pidi töövahendit. Nii et võtsime kätte ka suure töö ära, nii et iga sõnaartikli kohta töötasid nii üks eestlane, üks prantslane. Et see oleks tõesti, oleks mõlemad pooled, et näiteid valiksid mõlemad ja tõlgiksid mõlemad. Ja ma mäletan, kui tegelikult väga suur meeskond see ei olnud ja kuidas projekti juht professor Antoine Chardin, professor, ütles, et kui me jätkame nii me lõpetame 61 aastat pärast. Ja on selge, et see on lõpmatu töö, see on töö, mis on kättesaadav internetis, estfra.ee. Aga nüüd kolmapäeval esitatakse Rossi tänaval raamat 5000 Eesti sõna, kõige sagedasemad sõnad. Kas Rossi grantsi tänaval, see tähendab Eesti Keele Instituudis? Ma arvan küll, jah. Ja 800 lehekülge. Tavaliselt, kui võtakse sellist väikest osa sõnu, tulemus on ka see, et tehakse neid nagu väiksed sõnaraamatud. Aga meie lähtusime selles, et teeme kõige põhjalikumalt. Nii et sõnu on suhteliselt vähe, aga igaüks on väga sügavuti käsitletud. Nii et see jõuab nüüd lõpuni. Mina olin selles väga aktiivne sajandi alguses, nii aktiivne, et lõpuks ma olen ka autorite hulgas, sellepärast, et ma olen nende hulgas kõige rohkem tegid. Kuigi alates 2006.
aastast ma loobusin sellest, sest ma tegin teisi asju. Ja eriti ma hakkasin rohkem tegelema teadustööga, mis praegu hõivab suurem osa minu tegevusest. Selles sõnaraamatu töö käigus mingil hetkel kadus ka enese usaldus emakeele suhtes, nii et ma hakkasin natukene kõhklema, kas ma tõlgin edasi või mitte. Aga siis tuli suur projekt, et tõlgida Tammsaaret. Ja kuna kirjastaja tahtis ruttu välja anda terve sarja, ilmselgelt ei saanud üks ainus inimene tõlgida. Nii et tegelikult tõlgisime kolmekesi, mina tõlgisin 4. kõidet, see on ka üks selline päris suur projekt ja siis hakkasid need projektid jätkama. Näiteks Risto Järve pakkus mulle käsikirja Metsa vaimus, Eesti muinasjutt, Eesti ja Seto muinasjutt ja ma sain selle avaldada ka Prantsusmaal. Nii et kui ma täna vaatan, ma näen, et minu aeg on jõudmas lõpuni, et ei ole mitte mingit kahtlust, mina olen leidnud, see on kodu. See on see koht, kus ma tahan olla, see on see koht, kus ma tunnen ennast mugavalt. Mul ei ole illusioone, et see oleks maa peale absoluutne paradiis, aga minu jaoks ta on see koht, kus mul on mugav olla. See on see koht, mis on kodu. Ja ma ei saanud mainimata jätta Aino Kallase sõna, mu saatuse maa. Ja ma arvan, et minu jaoks see ongi Eesti. Ja ma tulin eile ja kergendus oli ikkagi päris suur. Aitäh! Suur tänu ja on kõnev huvitav. No. Kas te tundsite, kas te jõudsite tunda Tiit Kukke? Ei jõudnud. Kuulsin, aga kuulsin tagantjärgi. Veel mul on üks tõng ehk võeti ambitsioon, et palun ärge Taistole ega Kalevile rauda Taistele sellest rääkige, sest nagu ma vihastasin nagu Taisto ja Kalevit välja selle augetusega, aga ma arvan, et teate, kellel selle peale raha hankida, ma olen juba päris mitu aastat soovinud ilmselt näiteks Narvasse asutada Tatjana Prokopenko nimelisse Vadja ülikooli. Ja ma kujutan ette, et võib-olla teie saaksite nõustada seda Vadja põlvnemisega isikut, et keda peaks kuidagi ette valmistama Vadja ülikooli rektori ülesandeks. Ma kujutan ette, väga paljud Vadja põlvnemisega isikud asuvad praegu Eestis, võib-olla mõned Soomes, mõned isegi jõudnud võib-olla Prantsusmaale. Prantsusmaale ei ole jõudnud praegu, aga Eestis Kas te jõudsite Tatjana Prokopenkot tunda? Ei, nime. Ta ei süventas filmi, no mitte ükstest temast, aga see on siis Padiljuudest, kus Tatjanaga jäi peale. Aga ma isegi ei tea, kas hetkel Vadja päritolu inimesi, kes töötaksid, kes tegeleksid Vadja kultuuriga ja keelega on. Ma arvan, et üks inimene kindlasti, kes võib seda teada, on Heinike Heinsoo. No ma mõtlesingi temale, et kui ma vist olen Heinikesele ka seda maininud, et Heinike tundis Tatjana Prokopenko. No kindlasti, jah. Vist hetkel nagu Eesti teaduses on vadjenduse esipersoon. Ja kindlasti siin on Marika, kes selles mõttes, kelle
mingid mõtted tekivad, kes võib hea nõuga abistada, et ta teab, kuidas asjad käivad. Ma ikkagi veel teie isikust teanneksin ka Prantsuse kodanikke selle eest, et just natuke hiljem kui poole sajandi eest Pariisis ilmus võib-olla 20. sajandi kõige teinekama vene kodaniku peateos, et mis ka Eesti rahvale selles mõttes oluline, et Eesti rahvas saatuslikel aastatel on võõrustanud toode vene rahvusest härrad ja too härra, kus Tartu linnas mõned nädalad võõrustati ja hiljem Kopli Märdi talus. See 20. sajandi kaaluga või teinekaim venelane minu silmis, see nimi on Aleksandr Solženitsõn. Ja tema peateos ilmselt Inimenliitu ammutanud, nõukogusse ammutanud üksik teos sai pealkirjaks, no mul meeldib eesti keeles öelda kui Aadi Saarestik. Ja see ilmus Üpsilon MCA väljaandel 73. aasta jõulukuul, et äkki te olete isegi kohanud, ma tahangi küsida, kas te olete kohanud kedagi Prantsuse noorte meeste kristlikust ühingust, et kes mäletavad selle härra peateose kirjastamist? Mina ei ole kohanud, aga ma ei ole ka huvi tundnud ausalt öeldes. Aga kas mingi teie projekte on rahastanud? Minu projekt on rahastatud Eestist tavaliselt, jah. Aga Eesti asutuste Tartu Ülikool ja hõimurahvaste programm ja no, selles mõttes ma olen ikkagi elanud siin 30 aastat, ma tulin läksin tagasi Prantsusmaale 2007, sest saadik ma õpetan Pariisis, aga ma elan ikkagi pooleldi Eestis, selles mõttes Prantsuse, ma katsun korraldada üritusi seal, ma teen asju seal, aga ma väga ei süvene selle Prantsuse ellu väljaspoolt. Pigem minu mõtted on siin. See ongi kodu. Kas sa ei ole andeks sõllu liiga palju, kui räägin? Mina Jeki Augustinus rääsin, et ma... Räägige, teie nime ma ei kuulnud hästi. Jeki Augustinus Reasin. Okay. No minu passis õigupoolest on kirjutatud Reasin, aga ma püstitan küsimuse, et kas õimeasutus, mulle meeldis see integratsioon, ma ütlen, õimeasutus on juba koostanud kogumiku pealkirjaga, mida tähendab olla eestlane või saada eestlaseks või kas siin mul kestutuks ära, kes seepära keelt ostab, et kui kellelgi õimujatel on huvi, siis leppige temaga kokku, et kuidas ta tunde annavad täiesti sama, ta ei saa neid anda. Aga ma pakun välja, kui siin on õimeasutuse esindaja, et koostaks mõne aasta jooksul sellesse kogumiku, et kuhu näiteks mul on teada Tartus kahte isikut, kes on muudes riikides üles kasvanud ja näiteks üks härra, kes Maarja koolis praegu töötab, peaaegu sama puhtalt räägib eesti keelt nagu Jeki Augustinus, tema nimi on Cornelis Lakemann. Ta on Hollandi kodanik ja homme parajasti sooritab missa Maarja koolis, mitte Maarja kirikus, vaid Tartu Maarja koolis sooritab missa Milan Horak, kes on boheemlane ehk bööb ehk Tšehhi Vabariigi kodanik ja tema räägib eesti keelt Jekis puhtamini, et ma olen kadetuses käpiline. Kas kirjandusmuuseum oleks huvitatud sellisest projektist? Mis sa arvad? Jaa, see on lugetu. Peab mõtlema. Mina olen varem. Aitäh, anname teistele ka võimalust midagi küsida ja kommenteerida, kas on.
rääkisite kodumõistest, mis eestlastele on väga oluline mõiste. Aga mil määral tuli ka rahvuse mõiste teie juurde või kuidas te ise nagu seda tunnetate? Väga hea küsimus. Sellepärast, et see rahvuse mõiste on mul argipäeva probleem. See on argipäeva probleem, sellepärast, et mul prantsuse keeles ei ole mitte mingit võimalust ütelda seda mõistet. Seda mõistet ei ole. Rahvust ei ole. Mis tähendab, et kui ma pean seletama nagu Eestit prantslastele, ma pean väga palju sõnu kasutama. Sellepärast, et ei ole mingit nagu lihtsat. Ja selles on selline segadus veel, mis on väga sügav segadus ja ma ei ole kindel, et ka eestlased on tingimata sellest teadlikud. Sellepärast, et see mõiste rahvus, see tuleb sellest nagu herderlikkus, mõistes natsioon. Paraku seda sõna, see sõna on olemas paljudes keeltes, aga ta ei pruugi tähendada sama asja. Siitpoolt reeglist on natsioon rahvus. Natsioon on midagi etnilist, kultuurilist. Aga teiselt poolt reegli nation, nation on hoopis midagi muud. See on midagi, see on üks mõiste, mis tuleb Prantsuse revolutsioonist. Ja Prantsuse revolutsioonis on öeldud, et mis see nation on kodanike koostus. Ja see on poliitiline mõiste. Sellel ei ole kultuuriga mitte midagi pistmist, sellel ei ole poliitika, sellel ei ole etnilisusega midagi pistmist. Järelikult, kui eestlased tõlgivad inglise keelde nation, kas või poliitikas, saadakse nendest hoopis valesti aru. Seda, kui öeldakse, et sest tavaliselt seda räägitakse inglise keeles, mitte prantsuse keeles, et in Narva there are 98% Russians, siis inglane saab aru, et on 89% Vene kodanike, mis ei ole tõsi. Ja nõnda need valed arusaamised rullivad ja rullivad ja kogunevad jõudu. Nii et tuleb seda seletada. Samas, mis on see prantslastele, mul on väga hea näite oma tudengiga, Inga, ta on ise Eesti venelanna, ta läks doktoritööd kaitsama Prantsusmaale. Sattus oma laborisse, tutvustas ennast, mina olin Inga, mina olin venelanna. Mõned päeva pärast jõudis sekretär, kuule, sa ütlesid meile, et sa oled venelane, sa oled eestlane ju. Sest ta nägi, et tal on Eesti pass. Ta ütles, et no, mul on Eesti pass, ma olen venelane. See ei ole võimalik. Nii, et siin põrguvad kogu absurdselt. Mõlemad pooled. Prantslane ei saa aru, mis see etniline, kultuuriline mõiste tähendab. Ja ta ei saa aru, mida saab niimoodi elada. Eestlane ei saa aru vastupidi. Nii et selle pärast peab kasutama väga palju sõnu, et seletada, et on kaks võimalust. Küsimus ei ole selles, et üks oleks õige ja teine oleks vale. On lihtsalt ajalooliselt välja kujunenud ja nad on olemas mõlemad, siis peab seda aktsepteerima. Nii et see rahvus on minu ja ma räägin sellest väga palju oma tundides. Ma olen praegu tõlkinud, mulle tundub, et see on võib-olla kõige lähedasem riigis etnilisus. Kuigi prantsuse keeles ka etnilisus ei kõla väga hästi, sest kõik see, mis on etniline, vihjab ksenofoobiale, vihjab vihale, vihjab sõjale, et see ei ole ka väga hea, aga
lisada sõnu sellele. Nii et mulle see mõiste rahvus ta tuli tegelikult varem ka, sellepärast minu esimene kokkupuude Ida-Euroopaga oli Ungariga. Ja ungarlastele see on väga oluline mõiste. Nii et siis ma hakkasin aru saama, et midagi tuleb lähemalt vaadata. Tunnepäev on Eesti teadusele teatud mõttes väga kaalukas päev, et kui teil, Eva, oleks mõnda aega, siis ma palun teil minna raadile ja üles otsida Joel Otmani ja Zara Mintsu haud ja võib-olla päris kui ta saabus Eestisse, siis Zara Mintsu oli vist juba lahkunud, aga Joel Otman elas kuni, nüüd saabki homme 30 aastat, kui Juri on Jumala juures, aga et siis, kui te võtaksite mõne salvesti kaasa ja võib-olla salvestaksite mõtiskõuse seoses tolle härra ja tema prouaga, et ma väidan, et on päris leida vastu oksusi ehk paradokse seostus, mul oli au, ma vist vähemalt 12 korda Juri Michiga, nagu on see nimi Juri Michiga vestlesin, et paraku ma pean tunnistama, et ma ei osanud kõige olulisemaid küsimusi härra ette püstitada, aga ma selle vastu, esiteks ma mäletan, et selle härra jaoks suhtlemine inimestega oli tohutu väärtus, ta peaaegu alati võttis aega vestlemaks, nagu mina mäletan, mulle üks ainus kord juba Mihh ütles, et nüüd on vaja edasi minna, aga minu tõlgenduses see härra elas ja töötas venelasena, et selles mõttes ta vene keeles üles kasvas, töötas vene keeles, ta põlvnes juudi rahva seast ja temast sai teinete eest Eesti Vabariigi kodanik. Eesti Vabariigi kodanikuna ta ka lahkus 93. aastal tema päris teatud mõttes Eesti teadusele kuulub, aga näiteks üks minu sõber väidab, et kes põlvnud juudina, et see isik nagu ei ole venelane. Minu kõrvas on täiesti absurd, et näiteks ma tean, et Klas põlvnes juudina, ma paraku enam ei mäleta, et üks väga teinekas kuidas seda öelda, võib-olla see on siis ja vabandust, teistel on ka pakkusin seda. Mare? No vaata Eva, kuna sa hakkasid rääkima kodust, eks ole, siis eestlastel on ju see komme, et ma lähen suvalisse hotelli, suvalises maailma nurgas, ma ütlen, ma olen kodus, ma olen koju. Ükskõik, kus ma olen konverentsil, ükskõik, kus kohta. Aga sinu kodu on ju olnud Tartus ja Eestis mitmes kohas ja see on kogu aeg olnud avatud eestlastele ja teistele. Äkki sa räägid natukene oma Eesti kodudest ja kodust? Ma arvan, et see on midagi, mis tuleb natuke kaugemalt, selles mõttes, et arvatavasti minu Itaalia vanaisa, vanaema kodust, mis oli väga avatud ja kus olid alati teretulnud, eriti inimesed, kes olid üksi. Roomas võisid leida, võisid käia ja ma arvan, et see on tulnud sealt. Aga igal juhul see kitsas mõttes kodu, nii olgu see Pariisis või Tartus, on, ma ise loomusan seda, ta on avatud, ta, võib-olla olen ka seda Ida-Euroopas õppinud. Ida-Euroopas on väga palju sõbrad Ungaris vastu võtnud mind, on saatnud mind oma sõprade juurde, nagu selline, aga kellel on vaja öömaja Pariisis ka saab. Ja vahel see
kellegi mu sõbra laste ämma tuttava, kes niimoodi satub minu juurde, aga nõnda tekivad ka uued tutvused ja muidugi peamiselt muidugi Pariisist tulevad eestlased, sest eestlased millegipärast tahavad tulla Pariisi. No, Tartusse tullakse natukene vähem, ma ei saa aru miks, aga minu tudengid tahavad tulla. Selles mõttes juba üle homme tuleb 2 minu tudengit veetma vaheaega minuga. Siia. Et mõnikord ütleme see töö, mida ma teen Pariisis, võib-olla kannab vilja ka nii, et inimesed tahavad Tartusse tulla. Ja vist ja asja. Nagu ma ütlesin. Ja see ei ole. Mul on ka üks küsimus. Kui sa tulid, sul oli alguses eestlaste mõtteviisi ja käitumisega raske kohaneda või raske aru saada kohati. Oskad sa mingeid näiteid tuua, mis nii kardinaalselt erinev oli? Ma arvan, et üks asi, ma ka mõtlesin, et oleks vaja mingeid näiteid. Kas sa oled näinud mingeid muutusi selle 30 aasta jooksul? Kindlasti olen näinud muutusi, mitmekesistumine on toimunud kindlasti. Aga mis minu jaoks alguses väga šokeeriv oli see, et kuidas inimese mõtlemises bioloogilised kategooriad olid ülekaalus võrreldes kultuurilise kategooriatega. Selles mõttes, et vahel seletakse, et loomad teevad niimoodi. Mingid. Aga mina olen ikkagi harjunud sellega, et pigem võtsin arvesse need kultuurilised harjumused ja kategooriad ja nemad olid nagu esiplaanis. Ja muidugi ma saan aru, et kokkupõrge sellega, et mõlemad oma koht. Nii et tuleb leida sellist tasakaalu ja siis see hakkas mind vähem häirima. Aga ma olen ka linna inimene, isegi ma olen pealinna inimene, sest ma olen sündinud Roomas, siis elanud Lissabonis, siis elanud Pariisis, siis elanud Tartus. Aga ikkagi see alus on ikkagi pealinn. Ja pealinn seda urbaniseeritud keskkond. Urbaniseeritud keskkonnas on väga palju, kas või, ma ei tea, mingid jutuajamised, kui laul oli väike näiteks, et ja olime tehnoloogiaõpetaja juures, kus vaadates väga enesekindel, mehaanika muidugi see on poiste jaoks. Ja siis tema õpetaja ütles, et kuule, minu kogemuses paremad minu klassis on tüdrukud mehaanikas. Et kuidas need ideed, need stereotüüpid, kas või soolised stereotüüpid olid ülekaalus. See on esimene näite, mis mulle tundub. Aga ma arvan, et oli tõesti oluline, et ma võtsin aega ja see on asi, mida ma soovitan kõikidele, oma tudengitele. Praegu on mul mõned tudengid, mis tulevad elama Tartusse, mis tahavad tulla siia elama. Ma ütlen, neil olgu kannatlikud, et ärgu kiirustada, ärgu olgu liiga aktiivsed. Et küll tulevad rahulikult, aga kui sa hakkad kohe olema liiga aktiivne, siis sa šokeerid inimene, sa peletad neid eemale. Ma arvan, et see on natukene muutunud ka, sest praegu on seda välissuhtlust nii palju.
Tartul on suure linna halvad küljed ja väikse linna halvad küljed. Kuigi ma saan aru, et mõnedel võib-olla Tartu mugavam kui natuke provintsikus Tartu. Teine koht on muidugi Võrumaal koht, mida siin kohal oli, et Joonatan, Mare, Koolja ja Kaur tunnevad. See on minu talu, see on meil kollektiivne omand, kollektiivses omandis. Üks talu Võrumaal, mis on selline nagu väike kodu, kus saab leida nagu rahu loodusega, kus on väga meeldiv ja mugav olla. Paraku ma ei ole seal nii palju, kui ma tahaksin, sellepärast et mul ei ole transporti. Ja kui oleks transport, ma ei ole ise seisev, ma ei ole ise sõidav, nii et ma sõltun sõpradelt, sest nüüd olen ikkagi natuke liiga väsinud, et minna bussiga ja siis tassida toiduaineid ja kõik 2 kilomeetrit läbi metsa. Nii et aga väga pikalt oli ka Mõisamäe selline kodu, kus inimesed olid harjunud käima. Ja siis tuli katkestus ja inimesed kaotasid sellist harjumust ja enam ei tulnud. Aga minu jaoks on Eesti ka inimesed. No Eestis on mul sõbrad, mis on sõbrad juba 30 aastat, 35 juba. Need on sõbrad, kellel on lapsed, keda ma olen näinud sündimas, kes on muutunud sõbradeks. Ja see on nii põnev, see on nii tore. Mul oli praegu ma olin Pariisis, oli mul külas Kindelhofi tütar Maria, keda ma nägin esimest korda, kui ta oli 3-nädalane. Aga nüüd on ta ka minu sõber ja ütleme, on nagu sellised nagu sügavad seosed, mille jaoks Eesti ei oleks Eesti ainult. Nii et kaart on ka inimeste kaart. Kahjuks meil ei ole juba nii palju aega, aga anname veel võimalus üheks küsimuseks. Kas on teil? Kui ei ole, siis ma küsin, aga miks Eva, kui sa elad Eestis juba nii ammu, ei hakanud ja ei jätkanud uurima Eesti kultuuri? No, you are fishing for compliments. Selles mõttes, et ma arvan, et ma mingilgi määral, mul on alati üks selline joon, Eesti kultuuri jooni uurimine olemas sees. Ma veel ikkagi natukene tõlgin Eesti luulet näiteks, vahel Kristina Eili ikkagi tõlgin edasi ja aga vaata, Eesti kultuuri uurivad paljud. Ka Prantsusmaal on mul kolleegid, kes tõlgivad, kes oskavad väga hästi eesti keelt, kes on praegu astus mul doktoratuuri üks tudeng, kes teeb doktoritöö mausulistest. Selles mõttes inimesi on, kes uuriksid Eesti kultuuri. Aga vahepeal tulid mutid. Tekitasid. Ja ausalt öeldes
on neid palju. Aga Volga rahvastega on hoopis vastupidi. Nemad uurivad oma kultuuri. Jumal tänatud, et nemad uurivad oma kultuuri. Aga need, kes dialogeerisid nendega, vaadates nende kultuuri väljaspoolt, neid on väga vähe. Ja ma ei tea praegu, kas on keegi, Aadu Lindberg siin on seda teinud natuke, nuhtidega ta natuke nüüd taandunud. Nii et ma tunnen, et seal mul on midagi anda, mida rohkem. Eesti kultuuri puhul ma võin midagi teha, aga see juba ei ole nii oluline. Ja ma arvan, et ma jään mõtlema. Aitäh. Soovin veel kandist teada mõned perenaised, aga ma kandist vabandan. Kas teie tõlkisite portugeesi Lydia Emilia Florentina Jansseni eluloo ja kui teie tõlkisite, siis keeles suules? Ei. Aga kes võis tõlkida? Ma ei tea. Või kui palju portugeesis on ilmunud monograafiad ja käsitlusi Eesti tähtpersoonidest? Selles mõttes võimalik, aga mina tegelen mingite konkreetsete küsimustega ja see ei kuulu nendesse, nii et ma ei tea. Ja teadmine oskab öelda, ei tea, ei häbele. Ja kas seda? Ma ausalt öeldes ma ei kuule sind hästi, mul on väike võib-olla probleem, kas sa võid tulla lähemale? Pühapäeval kell 2. 3, jah. Ermis. Jah. Põletav armastus, mis räägib Aino ja Oskar Kallasest Soomest. Ja, aitäh, väga hea, aitäh. Tasuta. Jah. Aga suur tänu, Eva.